Tere! Täna hakkame siis niplama Viljandi tänupitsi. Originaal on pärit Eesti Rahva Muuseumist ja minul on siis lisaks padjal olevale mustrile siis ka tehniline joonis, mida ma siis pikerdan ja selle ma panen siis kõrval olevale padjale, et saaksin ära märkida, millised löögid on mul tehtud ja millised ei ole. Pitsi laius on 2,8 sentimeetrit, paaride arv on 22 ja niit, millega ma seda teen, on siis 60x2. Kuna tegu on tänupitsiga, siis me alustame seda pitsi sirge reana ja enamasti läheb siis iga nõela külge 2 paari ja alustan siis paaride peale panekut saki vahekohast, kuna see on, mulle tundub, et kõige selgem või tegelikult ma arvan, et ma isegi alustan siit nelinurkade keskkohast, ja kõigepealt panen siis ära keskmised paarid, kuna nendega on asi selge, palju mul neid siia kulub, et iga nõela külge 2. Ja küsimus ka selle kohta, et kui palju siis ühe pulga peale peab siis niiti panema, et head valemit selleks ei ole. Öeldakse, et 2 või 3 pitsi pikkust või tähendab 3 või 4 pitsi pikkust, et mina tavaliselt panen 4, kuigi ka see ei pruugi alati anda seda tulemust, et sellest niidist nii-öelda jätkub, et see kõik sõltub, kui palju mul või millise mustriga on tegu. Et siia rombi keskele ma nüüd tegin ühe augu juurde, näete siia tegin ühe augu juurde, sest tavaliselt meil mustris seal auku ei ole, aga pitsi ülespanemisel on see nagu vajalik ja selles suhtes siis tegin sinna ühe lisaaugu ja panen sinna ka 2 paari. Et nii, siia ka 2 paari. Et pulgad on mul siis keritud 2 kaupa, paari kaupa nii-öelda ja nad on pandud mul redelisse, et nad ei läheks segamini. Et tunnikusse neid korraga panna ei saa, sest siis on kõik niidid segi ja ei tule, sest pitsi ülespanekust midagi välja kiiresti, vaid suurem osa aega kulub sellele, et leiaks õiged otsad siis nagu ülesse. Nii. Ka teisel pool olevale nelinurgale ehk rombile tuleb teha siia keskele 1 lisaauk ja panna sinna 2 paari pulki siis külge. Keran natukene kaugemale need nõelad, sest et hakkavad siit minu jaoks alla vajuma, aga rida on ikka sama, siis rombide keskpaik
ja täiesti sirge joone peale horisontaalselt ma neid siis panen. Pulgad, mis mul keritud olid hästi väikse vahega, et nad niidid sõlme ei läheks. Et nüüd ma siis annan neid siin järgi, et oleks mugav neid hiljem niblata. Nii, nüüd on keskmisele osale niidid pandud ja vaatame siis, mis me äärtega teeme. Et paare veel on, et siin külje peal on nüüd näha kahte sirgelt ülevalt alla jooksvat joont. Need tähendavad siis passiivpaare ja siia passiivpaaride joonte peale tegin ka ühe nõelaaugu, panin nõela ja siia läheb külge siis nüüd jälle 2 paari pulki. Siit läheb siis 2 paari pulki, mis jäävad siis passiivpaarideks ja hiljem võime need ka koos ära märgeldada, et nad ei läheks meil segamini teiste paaridega, et meil oleks neid lihtsam järge pidada. Ja siis selle pitsi puhul on nüüd niimoodi, et siia välimissäärde tuleb palmik. See tähendab seda, et siia kõige viimasesse auku ma panen samamoodi 2 paari, sest vastasel korral ei saa ma teha siin palmikut, et sellepärast siis siia viimasesse nõela ka 2 paari. Ja nüüd on jäänud mulle nüüd veel teise poole joon. Nii, et nüüd on jäänud mul veel siia teisele poole joon ülevalt alla tulema, et see on samamoodi passiivpaar ja siin selles ääres on tegelikult ka äärelöök, et panen siis 2 viimast paari, mis mul on, panen siia poole, et ma teen siia välimissäärde äärelöögi, et ta hoiaks ennast ilusti ja hiljem oleks teda ka hea kanga külge siis õmmelda. Ja jäänud ongi viimane paar. Et nii, nüüd on meil kõik paarid peal. Märgime ära ka passiivpaarid. Seda ei pea tegema, kuid algajale kindlasti on seda hea teha, et selleks on mul siis olemas sellised väiksed kummid ja ma kasutan siis neid pulkade märkimiseks. Kellel kumme ei ole, võivad panna pulgale ümber ka, et näete, siin on pulk. Ja ma panen selle kummi siia ümber pulga, et mul oleks märge peal. Et kõigepealt panen ühe ääre pulgad. Nii. Ja siis panen ka teise ääre pulgad. Et kui ei ole neid väikseid kummikesi, siis võib selle asemel kasutada ka niiti. Et seote niidi ümber pulgasaba, aga tegelikult saab niblata ka nii, et üldse nad on märgistamata, et see on selline pigem mugavuse kui väga vajalik asi, et
aga samas võib-olla ta kedagi aitab, et sa tead, et sul on, kui jõuad nende märgistatud pulkadeni, et siis ütled iseendale stopp, jälgin, mida ma siin tegema hakkan. Nii, pulgad on märgistatud. Ja on paigas. Et praegu nad niimoodi siin laiali on. Ja hakkame siis vaikselt pitsi tegema. Et zoomin uuesti pildi üles, et oleks näha pigem siis pits kui pulgad siit altpoolt ja räägin ise juurde, mida ma siis tegema hakkan. Et tavaliselt tehakse pitsi sektoritena, et siit on nüüd näha, et mõistlik oleks alustada keskelt, kuigi kõige mugavam on alustada sealt, kus sa tead, kus sa oled. Et mina nüüd siit vaatan, et ma kõigepealt teen ära need väiksed kolmnurgad, lõpetan ära need rombikesed, siis teen selle keskmise osa ja siis hakkan sakiga tulema. Et mustri peal on siis märgitud liikumisjooned, et siit selle kolmanda pulga juures siis ja tehniline joonis ütleb, et ma peaksin tegema võrgulööki, ehk siis ma teengi poollöögid kõikidest läbi kuni järgmise nõelani ja selle esimese rea puhul ma panen nii-öelda rea lõpunõela samma auku, kus mul on juba alguse nõel, sest siis ma saan selle rombi teha täis suuruses ja kui see tundub, et see on liiga tihe see pind või et siis võib tegelikult alustada ka kohe siit teisest otsast ja minna sinnapoole diagonaali peale, aga mina praegu otsustasin, et ma teen selle rombi täiesti täis. Et siin nüüd tasub meeles pidada seda, et siit esimesest nõelast, kust me alustasime, jääb üks paar nagu ootele, seda me kaasa ei võta. Et kuna tegu on rombiga ja romb läheb kitsemaks alt, siis me iga nõela juures jätame nii-öelda paari maha ja kui läheb laiemaks, siis võtame jälle juurde. Et juurde me hakkame võtma siis, kui me hakkame siin tegema seda järgmist rombi, aga praegu lõpetame ära siit selle väikse kolmnurga. Et siit jäi üks paar seisma. Nüüd on siis see koht, kus tuleb teha poollöök või tegin poollöögi, panin nõela ja siis ma teen uue poollöögi ehk panen nõela kinni ja jätan samamoodi selle paari nii-öelda siia ootele. Märgistasin ära ka, et näete, ma lükkasin ta kaugemale, et mul ei tekiks järgmisel real seda tunnet, et äkki ma peaks ta kaasa võtma või kuidagi hooga niplaksin sealt üle. Et pulgad ei ole endiselt väga hästi, et läheb aega nende nii-öelda kohendamisega, aga see on nüüd alguses alati see koht, et tulebki iseendast tulebki aega võtta, et kõik nagu klapiks. Nii, nüüd me oleme jõudnud selle väikse rombi alumisse otsa, kui me jõuame siia ja meil on siin ainult 2 paari, ehk siis me saame teha poollöök, siis tegelikult see ongi õige, et see on nagu kontrollkoht, et poollöök ja kui meil on see olemas, siis on see romb õigesti tehtud. Nii, liigume nüüd teisele poole rombi juurde. Järgmisena ma hakkan siis seda poolikut rombi tegema. Jälle jälgin, kuidas käib all sakk. Siit läheb joon kuni siiani, et ma teen ka esimese rea ära, et tähendab jälle seda, et teises otsas läheb nõel samma auku, kus oli juba see algusnõel. Aga nii hakkab see pits täpselt nii-öelda selle triibu pealt, joone pealt pihta. Nii, nüüd ma olen jõudnud teise otsa, pannud sinna
nõela samma auku, kus oli see algusnõel ja liigun nüüd tagasi, vahepeal pean siit natukene pingutama, sest et niidid on endiselt erineva pikkuse ja pingega, et need liiguvad paika, aga tegelikult niitide nii-öelda ja pulkade sättimine on nagu üks pitsi tegemise osa. Olen nüüd jõudnud teise otsa, selle ülemise esimese nõela juurest jätan ühe paari siit maha, seda ma kaasa enam ei võta ja nõel läheb siis järgmise rea peale ja seal ma teen poollükk nõel pool. Nii, need nõelad said nüüd või niidid said nüüd tehtud, neid ma järgmine kord ei puutu. Samamoodi teises reas siin ülemise nõela juures jääb üks paar ootele, mida ma enam kaasa ei võta ja panen nõela, teen nõela kinni ja olengi jõudnud rombi alumisse otsa. Mul on 2 paari ehk siis ma olen õigesti niblanud, mul on õige paaride arv keskel. Nii, järgmisena teen siis ära siin keskmise rombi. Et keskmisel rombil siis on algus, ühelt poolt tuleb üks paar, teiselt poolt tuleb teine paar ja hakkab jälle poollöökidega, sest tehnilisel joonisel on see roheline ja esimene ots on poollöök, nõel poollöök. Seejärel jälgin sakki, et sakk liigub siia poole ja siit võtan juurde ka järgmise paari. Teen jälle poollöök, nõel poollöök ja liigun teise äärde, niblates läbi kõik paarid. Teiselt poolt võtan ka ühe paari juurde, sest romb läheb mul pikemaks. Olles paari juurde võtnud, teen sellega poollöök, nõel poollöök ja liigun teise äärde tagasi. Teises ääres võtan jälle paari juurde, teen poollöök, nõel poollöök ja lähen joont pidi teise äärde tagasi. Teises ääres võtan juurde ühe paari, poollöök, nõel poollöök ja seesama paar jääb nüüd järgmisel real juba maha, sest korra tuleb juurde, korra läheb maha, sellepärast ma märgin ta endale natukene kaugemale, et ei tekiks seda kiusatust, et ma kogemata ta kaasa võtan. Ja samamoodi on teise poolega, et ka siin on mõttekas pulgad eemale sättida, et ei tekiks kiusatust kaasa võtta. Nii, ja vaatame, kas ma jõuan lõppu. Siin on see paar, poollöök, nõel poollöök ja olengi jõudnud alumisse nurka, poollöök, nõel poollöök ja mul on siin tõesti 2 paari, sest eelmised on jäänud eelmiste nõelte juures maha ja see on mul õigesti niblatud. Nii, nüüd on mul valida, kas ma liigun edasi siia poole äärde või teisele poole äärde. Ma arvan, et ma praegu liigun siia poole äärde, sest mulle endale meeldib kuidagi nagu see külg paremini niblata. Kuna mul siin välimises ääres on nüüd on pulgad, mida mul tükk aega vaja ei lähe, siis ma võtan siit ühe käteräti, katan need pulgad, mida mul tükk aega vaja ei lähe nüüd see linikuga, sest sel juhul ma saan kasutada seda sama pinda pulkade eest ära panemiseks. Et siin on siis, näete, saan panna neid topelt, kuigi mul tegelikult on siin käterätt vahel, et ei ole nagu vaja karta, et need pulgad omavahel segamini lähevad ja ma kasutan tegelikult päris palju nagu käterätte, et nii. Siin nurgas on nüüd vaja mul kõigepealt teha ära äärelöök ja alles siis ma saan hakata tegema siit sakki. Et äärelöökiks on siis vaja 3 paari ja sellega on siis nii, et kuna tehnilise joonise järgi on näha,
et need äärelöögid peavad olema täislöökidega, siis on teine ja kolmas paar täislöök, esimene ja teine paar täislöök, nõel teise ja kolmanda paari vahele ja teine ja kolmas täislöök. Nii, nüüd on siit need olemas ja hakkame sakki tegema. Et liigume siia sakki ülemisse otsa. Üks paar peab tulema vasakult, teine paremalt poolt ja nad peavad liikuma omavahel diagonaalis kokku. Ja nii, poollöök, nõel, poollöök. Ja siin muudab nüüd see sakk liikumisjoont, et siin tuleb, sakk liigub siiapoole. Võtan siis siit poolt, kus sakk näitab ühe paari juurde ja nüüd võtan teiselt poolt ühe paari juurde, olles niblanud siis selle joone omavahel siit läbi, poollöök, nõel, poollöök ja jälle tagasi. Siin on nüüd niimoodi, et pitsi keskelt poolt võtan ühe paari juurde ja ääre poolt siis jätan maha, et niimoodi iga nõela juures, et ja jälle tõstan kaugemale ära, seda paari ma tükk aega ei puutu. Võtan siit juurde. Ja jätan siit poolt maha. Ja nii ma siis, sakk ei ole väga pikk, et nii, ja nüüd tulebki juurde viimane paar ja see sakki osa nüüd ongi tehtud, et ma saan küll järgmise jooneni minna, aga ma ei saa siit siia nõela panna, sest mul ei tule siit, ei tule ühte paari. Et nüüd jääbki sakk ootele, liigun uuesti sinna üles välimissäärde ja teen selle siis järgmisena ära. Et esimesena siis äärelöök, 3 paari vaja, teise ja kolmanda paariga täislöök. Nüüd ma soovitan siia välimisele paarile teha ühe lisakeeru, sest see jooks on päris pikk ja ta hoiab paremini kui äärelöögi sinna välimissäärde on tehtud siis lisakeerd. Esimese teise paariga täislöök, nõel teise ja kolmanda paari vahele. Nii, nüüd mul läks niit katki, seda ikka juhtub. Et siin ma nüüd teen sellise asja, et ma panen selle niidi otsa, mis katki läks. Natukene kaugemale siit, kinnitan ta ära ja eks ma siis hiljem vaatan, mis ma sellega teen ja sätin ta õigesse kohta tagasi. Et nii. Nüüd tuleb vaadata tehnilist joonist, sest see väike võrgupind, mis siin on, selle võrgupinna osas on tehtud siis selline täislöök, nõel ja poollöök ja jälle täislöök, nõel ja poollöök ja uuesti täislöök, nõel ja poollöök. See diagonaal sai ära, liigun uuesti jälle välimisse äärde. Kõige sellest triibust väljaspool olev on siis täislöögid ja mul on vaja 3 paari. Teine ja kolmas paar täislöök, esimene, teine, enne teen siia esimesele lisakeeru
esimene ja teine täislöök nõel teise ja kolmanda paari vahele, teine ja kolmas paar täislöök. Ja mäletate, siin olid täislöök, nõel, poollöök, täislöök, nõel, poollöök, täislöök, nõel, poollöök. Ja läheb jälle välimisse äärde. Kõigepealt äärelöök täislöökidega, lisakeerd, täislöök, nõel teise ja kolmanda paari vahele, täislöök, siin tuleb nüüd täislöök, nõel, poollöök ja äärelöögina siis teine ja kolmas paar täislöök, esimene ja teine paar täislöök, nõel teise ja kolmanda paari vahele, esimene ja teine paar täislöök. Nüüd liigun edasi seda diagonaali pidi siin, et tõstan kõigepealt hulgad natukene eest ära, vaatan, kuhu ma jäin, täpselt siin olengi ja nüüd ma saan hakata seda sakki edasi tegema. Et võtsin siit võrgupinnast siis ühe paari juurde ja kui me üleval jätsime paare maha väljapoole, siis nüüd hakkame paare maha jätma sissepoole ja liigume ikka siia ette antud saki järgi, et seda esimest, mis siia üles jäi, seda me tegelikult enam ei kasuta, sest iga nõela juures jääb üks paar maha, et siia esimese nõela juurde jäi juba üks ja nüüd siis siia jääb järgmine. Nii, väljapoolt üks paar juurde. Poollöök nõela juures ja sissepoole ka jõuame teise äärde, viimase paariga siis poollöök, poollöök. Järgmine kord jätame juba ka selle paari maha, et mitte liiga palju kaasa võtta, et tasub neid panna natuke kaugemale. Kui on vaja ja ei suuda järge pidada, siis võib siia vahele panna padja peale siis pulkade juurde nõelad. Et mina kasutan siis märkimiseks selliseid suuri nõelu, ja panengi need siis siia padja peale, märkides ära, et kus ma parajasti oma järjega olen. Et kus ma pean siis pulki juurde võtma ja kus ma maha pean jätma. Nii, aga teeme siis siit selle saki lõpuni. Et väljapoolt võtan paari juurde ja seestpoolt jätan paari maha, kui ma iga nõela juures siis poollöök, poollöök ja paar jääb maha. Et siit tuleb siis juurde viimane paar. Et sest sakk kaugemale meil ei lähe. Ja teises ääres jätame maha. Poollöök, poollöök. Ja olemegi jõudnud siia saki lõppu. Meil peab olema kaks paari, poollöök, nõel, poollöök ja see on nüüd siis korras. Et sakk on tehtud, sakk lapib, see tähendab seda, et lõpus on meil kaks paari ja siit poolt on mul veel võimalik teha ära veel kaks äärelööki, üks võrgupinnalöök. Tavaliselt ma teen ühest äärest või ühelt poolt ära nii palju kui võimalik, sest et siis on vähem vaja pulki ümber tõsta. Kui nüüd mustrikord on väga pikk, aga praegu meil seda tõesti ei ole. Kui on mustrikord väga pikk, siis ma küll poolitan, aga praegu meil seda ei ole. Esimene täpp, mis on väljapool siis triipu ja see tähendab seda, et seal on täislöökidega
äärelöök, teine ja kolmas täislöök, esimene ja teine täislöök, nõel teise ja kolmanda paari vahele ja teine ja kolmas paar täislöök. Siis see järgmine täpp, mis meil siin on, see täpp, et see täpp on nüüd seespool nii-öelda kahe triibu vahel ja siin on nüüd tehnilise joonise pealt on näha, et siin on poollöök, nõel, poollöök ja mina niimoodi teen ka, et poollöök, nõel, poollöök. Ja saame siit poolt veel ära teha ühe äärelöögi, teine ja kolmas paar täislöök, esimene, teine paar täislöök, enne teen esimesele paarile lisakeeru. Et kui te alustasite alguses lisakeerdudega, siis peate meeles pidama, et tehke seda kuni lõpuni, et siis jääb pits ühtlasem, kui ei, siis ärge tehke seda kuskile. Et see on nagu meelespidamise asi, seda kuskile kirja ei panna, vaid seda peab siis iga pitsi tegija ise nagu teadma, et kas ta teeb sinna lisakeerde või ei tee. Nii, nüüd me oleme siit poolt tõepoolest äärest kõik ära teinud, edasi me teha ei saa. Tõstame pulgad ringi eest ära ja järgmine koht, mida me teeme, on seal päris üleval. Nii et meil on siis tõsta külje veel. Et kui ma enne panin siia käteräti peale ja märkisin ära, kuhu ma olen jõudnud oma paaridega, siis nüüd olen ma teises otsas, mul on vaja teisi paare, ma tõstan selle käteräti tegelikult ringi, et ma saaksin kasutada nüüd teisel pool olevat pulki ja jälle tõstan osa pulki eest ära eemale, et mul oleks rohkem padjapinda ja siin samamoodi alustan tegelikult kõigepealt sellest välimisest äärest, aga kuna siin on nüüd ka, et need pulgad tegelikult liiguvad, siis ma teen siia löögi peale, et nad natuke paremini mul paigal püsiksid ja mitte ei liiguks niisama ringi. Nii, ja siis ka viimased. Need kaks paari, mis ma nüüd liigutasin, need on siis need passiivpaarid, mis liiguvad siit joonena alla. Tehnilisel joonisel punane järjekordselt tuleb nad nii-öelda siia jätta. Ja selleks, et me saaksime siia äärde teha, on meil vaja siit keskelt veel tegelikult ühte paari. Ja see läheb läbi nende passiivpaaridega siis täislöögiga. Üks täislöök ja teine täislöök. Et see pind tuleb täitsa tihe. Teda on siin passiivpaaride juures, seda pitsi on päris raske pingutada ja nagu te enne nägite, siis suutsin selle nii katki tõmmata, et ma püüan siin nüüd olla hästi ettevaatlik, aga võib tõesti juhtuda. Nii, ja nüüd ma olen kahe kõige välimise juures, et see on nüüd palmik, tehnilisel joonisel märgitud sinise joonega. Ja kui meil muidu on tehnilise joonise peal üks triip tähendab ühte paari, siis palmiku puhul tähendab see kahte paari. Ja nüüd ma räägin ära ka selle ühenduskoha, mis siia tuleb, et ma tegin siit nüüd palmikut, ehk siis ristkeerd peaaegu siia auguni, mida mul siis vaja oli. Ja selleks, et siin augu juurde jääks väga suurt nõelaauku, ma võtan maha kõik keerud. Näete, tegelikult lõpetan siit nii, et mul ei ole keerde. Ja siis ma võtan siit kolmanda paari, mis tuli läbi passiivpaaride ja suunan selle seespoolt väljapoole linalöökidega. Linalöök ja linalöök. Nüüd ma panen nõela jälle teise ja kolmanda paari vahele. Ja ma teen uuesti linalöögi. Nüüd need kaks paari, mis siit välja lähevad, nemad moodustavad hiljem palmiku, aga see, mis siit kolmandaks jäi, see läheb nüüd läbi passiivpaaride täislöökidega keskele. Et kui ma muidu ütlen, et enne täislööke peab olema keerd, siis võt sinna ma keerdu ei teinud, sest see nõel on nii jäme, et siia keerd enam ei mahu. Et see tuli siis ilma keerdudeta. Nii, nüüd sai siit korda, vaatame veel kord välimist äärt
et me jõuame nüüd selle välimise äärega nii kaugele, et meil on siit võimalik teha veel natuke palmikut, et siin ei ole keerdusid, vaid me alustame rist, keerd, rist, keerd, rist, keerd, 3, 4 ja 5. Ma arvan, et 5 piisab, võib-olla sai palju, ma vaatan kohe. Panen nõela nüüd mitte sinna palmiku sisse, vaid sellest palmiku kaenlasse. Ma võtsin nüüd ära, 4 jäi, 5 ei mahu. Et seda tuleb nüüd ise vaadata, palju sinna neid riste ja keerde jääb. Ja edasi ma teha siit ei saa. Nüüd ma lähen siia üles saki peale. Tõstan siit natuke pulkasid endale eest ära, otsin uuesti üles õige koha, kus see sakk pihta hakkab. Ja nüüd mul on siis üks tuleb ühelt poolt, teine teiselt poolt, et siit saangi minema hakata. Poollöök, nõel, poollöök. Jälgin saki suunda, selle musta triibu suunda. Must triib käseb pitsi seestpoolt juurde võtta, sinna poole liikuma hakata ja täpselt ma teengi nii, et võtan siit poolt juurde ja teiselt poolt siis hakkan maha jätma. Nii. Siit poolt tuleb ainult üks paar juurde ja kohe jääb ka maha, et järgmisena ma enam seda paari kaasa ei võta, et esiteks ma lükkan ta kaugemale, teiseks ma võin siit kasutada veel seda, et mul on siin suur nõel ja ma panen selle siia pulkade juurde endale vahele, et mul ei tekiks kiusatust järgmine rida seda kaasa võtta. Niplan võrgulöökidega teise äärde, võtan siit ühe paari juurde, poollöök, nõel, poollöök, rea lõpus, kus ma paari juurde võtsin, niplan teise äärde, läbides kõik paarid. Nüüd on mul siin vahel üks suur nõel, mis ütleb mulle stopp, ära rohkem juurde võta. Ja nii ma ka teen, et seda paari võta, tõstan nõelaga edasi, sest järgmine kord ma ei võta juba järgmist paari kaasa. Ja võtan jälle seestpoolt taga paare juurde ja jätan väljaspoolt paare maha. Nii, see läheb ka eemale. Seestpoolt jälle paare juurde. Ja väljastpoolt maha. Nii, ja tulebki seestpoolt viimane paar. Poollöök, nõel, poollöök. Ja ma saan nüüd küll sinna ääre poole tagasi niblata, aga mul ei tule sealt. Ma pean nüüd ootama, kuni ma olen selle osa siit ära niplanud, sest siit peaks tulema üks paar juurde. Nii, nüüd ma siis liigun välimisse äärde. Järgmisena teen ära siit selle võrgupinna, et saaksin oma sakki edasi hakata tegema. Jälle kohendan pulki, otsin õige koha. Liigun siit välja, vaatan, kus ma olen. Siin ma saaksin siit keskelt tuleva ühe paari kohe siia välja ära niblata läbi passiivpaaride. Passiivpaarid on mul märgeldatud väikeste märgetega ja seest tulebki üks paar täis löökidega, siis jälle lõhkusin niidi ära.
siin oli nüüd täislöök. Võtan ta uuesti lahti, sest ma ju lõppusin niidi ära. Ja püüan selle löögi nüüd siis uuesti teha, et need mul on märgitud ära, millised on need passiivpaarid, et nende järgi on hea. Nii, täislöök ja veel üks täislöök. Et selle viimase täislöögi ma tegelikult lõpetan ilma keeruta ja siin keerdu ei ole. Ja samamoodi ei ole mul keerdu siin nende palmikute lõpus. Et järgmiseks nõela kohaks on mul vaja siis see palmik ühendada pitsist tuleva paariga. Selleks ma siis pitsist tuleva paariga liigun seestpoolt väljapoole 2 linalöögiga. Linalöök ja linalöök. Panen nõela teise ja kolmanda paari vahele. Ja teen teise ja kolmanda paariga uuesti linalöögi ja lähen täislöökidega uuesti sisse poole, aga ma ei tee siis enne täislööki. Ei tee siis keerdu, sest need lihtsalt ei mahu siia. See koht on nii kitsas ja selleks, et ta tuleks ühtlasem ja ei tuleks väga robustne, selleks on siis vaja see täislöök ja täislöök. Nii. Et see on jah hästi tihe koht ja niit kipub katki minema. Nii. Edasi siis siit see võrgupind, et see, mis jääb nagu sissepoole neid passiivpaare, et seal on siis täislöök, nõel, poollöök. Täislöök, nõel, poollöök, täislöök, nõel, poollöök, täislöök, nõel, poollöök. Edasi siit minna ei saa. Lähen uuesti välimisse äärde. Et siit see paar, mis on pitsi sees, see liigub passiivpaaridest läbi. Kui see koht on nüüd tõesti liiga kitsas ja mitte ei taha välja tulla, siis tegelikult võib siin kasutada ka linalööki, et linalöögil siis puuduvad need keerud ja see tähendab seda, et ta ei ole nii tihe, et mina siiski kasutan nüüd siin täislööke, sest mina püüan võimalikult originaali lähedast pitsi teha. Nii, ja välimine palmik. Enne tegime 4 korda, 1, 2, 3, 4. Et nõel läheb siis siia kaenlasse, et mitte siis palmiku sisse, vaid palmiku kaenlasse. Keerdusid lõpus ei ole ja siis pitsist tuleval paaril ka keerdusid ei ole, et pitsist tuleval paar siis 2 linalööki suunaga seestpoolt väljapoole, siis nõel teise ja kolmanda paari vahele ja teise ja kolmanda paariga linalöök ja seesama ja siis on pingutasin ja siis kohe siit täislöögid otsa passiivpaaridega, et see koht ja olen jõudnud pitsi keskele võrgu pinna koha peale, täislöök, nõel, täislöök või poollöök ja siis järgmine koht ka täislöök, nõel, poollöök. Augemale siit minna ei saa. Tuleb jälle välimisse äärde minna, vaadata, kuhu me jäime. Et siin on kõigepealt on mõttekas teha ära
täislöögid läbi passiivpaaride, sest et seda paari on mul kohe väljas vaja. Et lõppu keerdu ei tee. Ütlen ära palmiku 4 korda keerderist. Nii, 4 korda ristkeerd. Nii. Ja lõpus ei ole jälle keerde. 3. paariga liigun läbi palmiku paaride linalöögiga suunaga seest väljapoole. 2 linalööki siis. Seejärel nõel 2. ja 3. paari vahele ja 2. ja 3. paar linalöök. Keerdu peale ei tee, aga lähen kohe täislöökidesse passiivpaaridega. Esimene täislöök ja teine täislöök. Nii, nüüd on võrgupind, täislöök, nõel, poollöök ja liigun siit selle sama paariga täislöökidega läbi passiivpaaride. 1 täislöök ja teine täislöök. Ja palmik, ristkeerd, 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 rist. Nii, rohkem ei tee, sest siia rohkem lihtsalt ei mahu. Et nõel siis palmiku kaenlasse ja läbi passiivpaaride tuleva paariga suunaga seest väljapoole läbi palmiku paaride linalöök, 2 linalööki. Seejärel läheb nõel 2. ja 3. paari vahele ja uuesti 1 linalöök ja kohe seesama paar läheb täislöökideks läbi passiivpaaride, 2 täislööki. Ja seda on meil vaja teha selleks, et see saki lõpp, see viimane, mis siit juurde tuleb, et see ongi juba tegelikult see läbi passiivpaaride liikuv paar. Nii, nüüd mul on siit see osa tehtud ja ma lähen siia saki peal ülesse, et teha siis sakki edasi. Vahepeal pean natukene pulki kohendama, tõstma teise kohta ja vaatama, kus ma siis jäin. Nii, ma olen nüüd siin, et võrgupinnast siis esimene paar tuleb sakki tagasi, poollöök, võtsin juurde siis 1 paari nõel, poollöök ja liigun läbi kõikide paaride teise äärde. Et seda viimast paari ma siit kaasa ei võta, see jääb eelmise nõela juurde maha. Ja et nüüd siis, kui me muidu jätsime väljapoole maha, siis nüüd jätame sissepoole maha ja järgmine kord jätame ka juba selle paari maha, et siia jätame jälle vahe vahele, et me ei võtaks liiga palju paare kaasa. Ja liigume jälle mööda seda musta joont, mis meil on ette antud. Ühele poole ja teisele poole. Väljapoolt võtame paare juurde ja seestpoolt jätame paare maha. Et iga nõela juurde jääb siis maha 1 paar, mida me siis järgmine kord enam kaasa ei võta. Ja viimane paar ka kaasa. Nii, ja nüüd siis kontrolli koht, et eelviimane nõel
Ja nüüd viimane nõel, et kas meil on 2 paari. Kui me oleme jõudnud lõppu, saki lõppu ja meil on 2 paari, siis me oleme kõik õigesti teinud, et meil on täpselt õige arv paare. Nii, ja nüüd hakkame siis tegema seda keskmiste rombide osa jälle, et tegelikult me seal üleval oleme natukese rombide osa teinud, aga kuna me algust ei ole, siis teeme veel selle korra läbi. Tegu ei ole väga keerulise pitsiga, kui mitte arvestada seda, et välimist äärt ja tegelikult ka niit on ikkagi hästi peenikene, et 60x2 on ikka päris peenike niit, et tuleb ettevaatlikult niblata. Nii, alustame siit keskelt. Kõigepealt leiame siis koha, kus meil tuleb ühelt poolt ja teiselt poolt siis paar ja tehnilisel joonisel on ta roheline ehk siis poollöök, nõel, poollöök ja ongi üleval siis poollöök, nõel, poollöök. Ja nüüd vaatame, kuhu poole sakk liigub. Sealt poolt võtame siis paare juurde. Et praegu liigub siis vasakule poole, vasakule paar juurde, poollöök, nõel, poollöök. Liigume läbi kõikide paaride teise äärde. Teises ääres võtame ka ühe paari juurde, sest meil on romb, mis läheb laiemaks. Kui läheb laiemaks, võtame juurde. Kui oleme võtnud paari juurde, siis sinna teeme poollöök, nõel, poollöök ja liigume läbi kõikide paaride niblates jälle teise äärde. Et teises ääres võtame ühe paari juurde. Sinna teeme jälle poollöök, nõel, poollöök ja liigume tagasi teise äärde. Et siin on jälle, et see, kuna need rombid on hästi väiksed, siis see on, et juba sai siit poolt kõige laiem osa, et see sama viimane paar, mis tuli juurde, see jääb ka järgmisena maha, et ma juba panen ta natuke eemale ära, et ma järgmine kord teda kaasa ei võtaks. Et teisest otsast on meil veel üks paar juurde tulla. Nii, poollöök, nõel, poollöök. Et võtsin paari juurde ja siis sellega tegin siis poollöök, nõel, poollöök ja järgmine kord jätan juba selle ka maha. Et kes tahab, võib siia ka märke vahele panna, et siis ei juhtuks, et mööda panna. Ja nüüd siis ongi, et kuna romb hakkas kitsamaks minema, siis iga nõela juures või iga rea lõpus tuleb teha siis poollöök, nõel, poollöök ja ühtlasi jätta see sama paar siis järgmiseks korraks jälle maha ka. Et siit siis jääb see paar nüüd maha. Jälle märgin ta sinna nõela taha ära ja olengi rombi lõpus, kus mul on siis poollöök, nõel ja poollöök. Ja et nüüd on see siis paigas. Et järgmisena siis on mul valikud, kas ma teen selle rombi siit poolt või selle rombi siit poolt. Et ma arvan, et ma alustan siit rombist, et kellele tundub, et pulki on padja peal väga palju, võib jälle osa pulki nii-öelda käterätiga eraldada, et nad teda ei segaks, et kellel pulgad ei sega, võivad jätta ka kõik pulgad lahti, et see on nüüd küll maitse asi ja siin õiget või valet ei ole, et kõik, mis te teete ja kui see on teie mugavuse huvides, siis see on sobilik. Nüüd ma tõstan natukene pulki ümber, leian jälle selle koha, kus siis ühelt poolt ja teiselt poolt tulevad siis tuleb paar ja hakkan keskelt pihta poollöök, nõel, poollöök. Jälgin musta triipu, must triip jookseb vasakule poole. Et lähengi siis poole. Võtan juurde ühe paari, teen poollöök, nõel, poollöök ja liigun niblates kõiki paare läbi, niblates poollöögiga teise äärde, kus ma võtan ka paari juurde poollöök, nõel, poollöök ja olengi, teen selle sama ruudukese ära, samamoodi nagu ma tegin eelmise ruudukese. Et nii kaua, kuni on võimalik juurde võtta, ehk romb läheb natukene suuremaks, nii kaua võtan juurde. Kui romb hakkab minema
kitsamaks. Nii, siit viimane paar juurde. Ja seesama, mis juurde tuli, see jääb ka juba maha. Et samamoodi võtan nüüd teisest äärest, jätan juba ühe paari maha, sest eelmise nõela juurde. Ja siit järgmisena see maha. Siin nüüd viimane paar, poollöök, nõel, poollöök jääb maha ja olengi jõudnud rombi otsa, poollöök, nõel ja poollöök. Nii, nüüd ma liigutan natuke purki, sest ma tahan saada siia järgmise rombi juurde. Otsin jälle rombi keskkoha, ühelt poolt tuleb üks paar, teiselt tuleb teine paar ja poollöök, nõel, poollöök. Jälgin must triipu liigub vasakule, poollöök, nõel, poollöök, paremalt üks paar juurde. Nii, siit tuleb nüüd viimane paar juurde ja kohe jääb see paar ka maha selles suhtes, et need sakid on ikka päris väiksed. Ei midagi keerulist, et võib-olla isegi hea harjutus sellise peenikese niidi jaoks, et ei jõua veel meelest ära minna see, mis sa oled eelnevalt teinud, et tead täpselt, kus sa oled ja mida järgmisena tegema pead. Nii, ja siis see keskmine siit veel, et poollöök, nõel, poollöök ja jälle jälgin, kummale poole must joon liigub, seda musta joont pidi hakkan minema, et siin pitsis nüüd see must joon erinevate motiivide puhul liigub erinevalt, et kindlasti tasub seda jälgida, sest kui hakata valesti liikuma, siis ei tule need pinnad ühesuguse tihedusega ja jäävad liiga hõredad. Ehk siis muster ei tule piisavalt selgelt välja. Et sellepärast siis ja minul on siin sellel pitsil nüüd väga head pulgad, peab ütlema, piisavalt rasked, mis hoiavad juba ise pingutavad väga hästi seda pitsi ja et selles suhtes ma armastan pigem raskemaid pulki kui kergemaid, sest siis peab ise vähem vaeva nägema pingutamisega. Nii, nüüd on mul need rombid tehtud ja siit poolt on tehtud ka äär. Nüüd ma peaksin ära tegema veel selle ääre ja siis ma lähengi nende sakkide peale, et neid sakke me juba enne tegime, et neid ma uuesti kordama ei hakka. Et aga teeme siis veel koos selle välimise ääre ära, et siis on üks mustrikord tehtud ja kõik on täpselt nii, nagu peab. Et seesmine paar hakkab nüüd välja minema, täislöök ja täislöök läbi passiivpaaride, et mõlemale täislöök, aga sellele, mis läbi läks, sellele ma viimast keerdu peale ei tee.
nüüd ma teen palmikut, rist, keerd, rist, keerd, rist, keerd ja rist. Et rohkem siia lihtsalt ei mahu. Nii, nüüd ma panen nõela siia palmiku kaenlasse ja pitsi seest tuleva paariga teen siis linalöögid, 2 linalööki suunaga seestpoolt väljapoole läbi siis palmiku. Panen nõela siia teise ja 3. paari vahele ja teen uuesti linalöögi ehk ma teen nõela kinni. See on nüüd hästi tihe koht ja siia ma nüüd ei teegi keerdu peale, kuigi täislöökidel see peaks olema, vaid lähen kohe täislöögiks läbi passiivpaaride. Täislöök, täislöök. Olengi jõudnud selle paariga nüüd jälle mustrisse, et tehnilise joonise pealt vaatan, et siin on nüüd ainult poollöök, nõel, poollöök ja see sama paar liigub nüüd läbi passiivpaaride täislöögiga jälle välja tagasi. Üks täislöök ja teine täislöök. See, mis tuli läbi passiivpaaride, siia ma keerdu peale ei tee ja saan teha palmikut. Keerd, rist, keerd, rist, keerd, rist, keerd. Nii, ja jääbki ootama. Panen palmiku kaenlasse. Mustrist tulev paar siis läbi palmiku paaride linalöök. Linalöök. Nõel teise ja 3. paari vahele. Ja linalöök peale. Ja nüüd läheb see sama paar täislöökidesse passiivpaari, ilma et ma teeksin nii-öelda eeldust keerdu peale. Nii, 2 täislööki siiapoole ja saigi siis see nüüd tehtud. Et nii, mustrikord tehtud, pitsi tegemine selge, jõudu tööle. Jaa. Ega te ei ole Maaülikoolist? Äkki ma siis eksisin numbriga, ma tegin täna kõne küll, millele ei tulnud, mida mul tagasi on helistatud, aga äkki ma siis eksisin numbriga. Ma tõesti vabandan, ei mäleta. Ei ole midagi, küll ma helistan uuesti. Ma isegi ei oska öelda, millega see võis olla siis seoses. Aga ma arvan, et ma eksisin sel juhul numbriga, sest ma ootasin tegelikult ühte teist kõnet praegu, aga vaatan kohe 5192 9840 on see number olnud. Vabandust, nüüd ma tean küll. Jaa, minu viga. Nii et kõik on hästi. Aitäh, et tagasi helistasite. Ja ma sellepärast ütlengi, et Maaülikooliga pidin täna ja siis ma nagu mõtlengi, et ei, ma väga vabandan ja aitäh tagasi helistasite. Ma poleks ju ise märganudki. Kõik head teile ja ilusat õhtut. Nägemist.
Et tõstan kõigepealt pulgad natukene eest ära ja jäävad liiga hõredad. Nii, ja jääbki ootama, panen